No esimest korda, kui mina seda raamatut lugesin, siis mul jooksis ühe kokku, sest et mina, olles väga palju spordiga tegelenud, teadsin, et magneesium aitab ju lihaskrampide puhul, aitab võib-olla unega, stressiga natukene seal toimetada, aga põhiline teema on ikkagi, inimesed teavad, et lihaskrampid. Aga ma selles suhtes, kui kellelgi seda raamatut ei ole, siis ma soovitan soetada, digina on ta tasuta meil kodulehel, aga kogu raamat on teaduspõhine ja ta on tehtud intravenoosne, ehk siis see veeni lastava magneesiumi põhjal. Nii et seal on 68 seisundit, doktor Caroline Deanil on see Magnesium Miracle raamat, mille tõlkeõigused me ei saanud, see on Amazonis siiamaani seal bestseller, aga tänaseks on 68, tegelikult on juba 73+, aga kuna neid teemasid, mida me klientide tagasiside põhjal näeme, ei ole tehtud uuringuid intravenoosne magneesiumiga, siis hetkel neid seal ei ole, aga ütleme niimoodi, et mõne eelmise update'iga ja tänase siis 6-7 aastaga tuli sealt 3 teemat juurde. Nii et aga neid teemasid on täna veel, mida me näeme. Lihtsalt ei ole uuringuid seal taga. Ma ei saa mööda vaadata sellest poolest, et kui vaatame su raamatuid, siis tegelikult iga raamatul, kes vähegi detailidelt tähelepanu suutis pöörata, on meil siin ühe tuntud härra pilt kleepitud niimoodi väga, väga tuimalt ja vulgaarselt, et Ott Kiivike nägu seisab siin raamatute peal ja tegelikult on ka toodete veel olemas. Peatus korra sellel ka, et miks see Ott seal üldse tegelikult on, sest et ühtepidi, sina mainisid ka mulle seda, aga ma olen varasemalt seda ka kuulnud ja tähele pannud, et Ott on võtnud sõna väga palju toidulisente osa pealt. Ja just nagu sellest poolest, et ta ei ole väga suur fänn olnud. Ja kui ma vaatame üldse seda, ütleme, sinu ettevõtlus või antud selle brändi käekäiku 1,5 aastat, ligikaudu 2 on tegutsetud sellega, palju sa tegelikult näed üldse seda, et inimesed tegelikult on skeptilised nii antud brändi, toodete või üldse toidulisente suhtes? Ma usun, et enamus, sest et vaata, kui sul on mina oleks ka väga skeptiline, kui keegi tuleb, ütleb, et meil on nüüd jälle uuem parem mingisugune magneesium. Kui muidu öeldakse, et ta lahendab 2-3 asja ära, siis järsku tuled räägid mingi 68+, siis kõik vaatavad, kuule, et see ikka sealt kukkunud. Ja tegelikult ongi täna see, et me oleme jõudnud tegelikult soovitusturunduse peale, ehk siis enamus inimesi enne ei usu, kui ära proovivad ja ma ütlen ausalt, olles toidulisende maailmas 12 aastat, aga ma ka ei usuks, kui keegi tuleb hakkab sihukest juttu ajama. Ja kui sa vaatad täna neid raamatuid, mis me järjest kõik tõlgime, kõik on otseselt või kaudselt magneesiumiga seotud. Et on see naiste tervis, meeste tervis raamat, mida iganes me siin järgmiseks tõlgime, siis põhitegur on ikkagi magneesium. Et Oti puhul oli ka see, et ikka on sulle alati kergem lihtsam minna kuskile, kui sul on tuntud näod, et tekib see usalduse küsimus ja kuna ma olen üritanud teiste brändidega spordimaailma sisse saada, ei ole kunagi õnnestunud, siis see oli ka koht, kus läbi mentori oli võimalik Oti poole pöörduda ja ka Ott ütles ka alguses, et ta ei ole enam toidulisente usku, aga kuna mentor suutis ta nõusse rääkida, et lihtsalt proovi, et sul ei ole mitte, ja anna lihtsalt võimalus, proovi. Ja see oli ka hästi huvitav, me saatsime tooted, ta võttis 3 nädalat, ja siis kui ma tagasisidet küsin, siis ütles, et ei tööta. Ma esimene küsimus, et palju sa magneesiumi võtad? Ja siis tuli välja, et 30 tilket, ülivähe. Ja mõtlesin, et lähme nüüd nende laadimise peale, suurte koguste peale. Ja siis läks teine 3 nädalat mööda ja tulemus on täna siin, et Ott soovitab põhimõtteliselt igal pool seda. Sest et oma kogemus on, ma arvan, see, kus tekib see usaldus selle asja vastu. Täpselt samamoodi meil Soome poole pealt inimene algul oli väga huvitatud, edasimüümise asjade, siis kadus ära. Nüüd 8 kuud hiljem kohtumisest helistas, nüüd on vaja kiiresti kokku saada. Ja siis ma küsisin, et mis vahepeal juhtus. Aga ma lõpuks proovisin tooted ära. Ütlesin, et okei. Nii et Ott on selles suhtes väga palju aidanud meid just selle info levitamise sellega. Ja eks me täna räägime ka, aga me oleme ka jõudnud tippsportlaste juurde ja tänaseks kõik, kes on kasutanud vähemasti 0,5 aastat, kõik teevad oma isiklikke rekordeid üle, aga need
tulemused on lihtsalt, olles ise spordis, siis sa näed, kui kiirelt on võimalik taastuda nii edasi, et selles suhtes. Et jälle see skeptilise osas ongi, et sinnamaani on kõik kõige suuremad skeptikud ja ma ütlen tänase seisuga, kõige suuremad skeptikud on meil kõige paremad soovitajad pärast. See on väga tihti niimoodi, et kõige suuremad skeptikud mingi hetk saavad kõige paremateks klientideks või partneriteks. Kohe lähme selle toote juurde ka, kus sa saad nagu täpsemalt rääkida magneesiumist ja selle mõne mõttes selle brändi või selle toote võlust ja miks ta sellise viisil töötab ja miks üldse magneesiumit tarbida. Aga tulles nagu selle isikliku kogemuse juurde ka, et sul endal on tegelikult ka väga pikaajaline kogemus selle tootega. Ja tegelikult tahaks korra mõne sõnaga sinuga kuulda, nagu mida sa ise oled nagu märganud, olles nii-öelda toote maaletooja ja esindaja. Ma küsin ka sellepärast, et meil kõigi on erinevad kogemusi, et sa tõid Oti näite ja minu näide on see, mul lõi nagu täiesti põhja alt ära vaata alguses. Naisel, tema sai oma kõhu korda. Tal hakkas kõht läbi käima, mis oli nagu, jälle ei oodanud, et see viib selleni, aga tal reaalselt läks seedimine selle korda, mida varasemalt pole nagu ükski, peaaegu mitte ükski teine see aidanud. Mis on sinu enda kogemus olnud sellega? Mis on suuremad sellised nagu taipumised, märkamised, et see sai korda? No ma tegelikult mingid asju võin spetsiifiliselt enda puhul välja tuua, aga mida ma näen, et igal pool käib see tegelikult, jutt on sama. Esimene asi, mis ma märkasin, kui minu see taust oli ju ka see, et me biofeedbackiga mul nüüd põhimõtteliselt ärevuse paanika kliendid kõik. 1000 kliendist 4-5 olid polnud ärevuse paanikaga probleeme. Ja me kasutasime eraldi aparaati selle jaoks, mis üli hästi töötab, kuid mida mina nägin oli see, et ikkagi poole aasta pärast kliendid olid oma ärevusega tagasi. Ja sealt tuli ka see koht, mida me eelmises saates rääkisime, et oma kogemus, et üks naturopath arst soovitas Riimäe magneesiumi, ega ta ei osanud mulle midagi selle kohta öelda, ütles, et see pidi olema parim tema kogemuse järgi ja me tellisime. Ja mis ma panin tähele ja ma sain neid asjadest, mingeid asju saad hiljem aru. Ma näen täna massiliselt inimestega, kellega ma nagu kokku puutun, kõigil on need jalakrambid, kus sa lihtsalt nutumaitse tuleb, nuttes mõnikord tõusid üles, see läheb niimoodi krampi, sa ei tee mitte midagi, peksad seda lihast, mudid, üritad igasuguseid asju teha ja ma tarbisin tol hetkel 4 erinevat magneesiumi. Siis ma arvasin, et see aitab ja lõpptulemus oli see, et öösel ainuke asi, mis mind aitas, et ma sain magama tagasi minna, oli see, et ma tegin soolalahuse vee. See oli ainuke asi, mis natukene tagasi tõmbas. Nii et Riimäegi kasutamisega 2 päevaga oli see läinud. Täna, kui me vaatame kodulehel klientide tagasidet, kõik ütlevad täpselt, une kvaliteet tõuseb nagu nädala-2, krambid kadunud, energiat juures ja minul see kõige suurem wow-efekt oli energia, sest mis me täna näeme ju tegelikult enamus inimesi, neil ei ole füüsilist energiat. Sa muutud apaatseks asjadeks, et kui mul käisid väga rasked depressioonis kliendid teraapias, tänase seisuga ma ütlen, et tõenäoliselt enamus oli lihtsalt see, et neil kehas ei olnud magneesiumi, et toota eluenergiat, sest et eluenergia tootmisel ongi rakkudes mitrokondrites on vaja 8 etappi on, aga 6 nendest nõuavad magneesiumi ja kui sul lihtsalt ei ole seda, siis sa ei suudagi midagi teha. Teine asi, mis ma märkan inimeste puhul ja seda ütlevad ka paljud, 2 nädalaga ajuudu kaob täiesti ära. Keskendumine tõuseb ja minu juures, mis mina sain aru, täna me oleme nii palju targemad jälle, kuidas laadimiskuure asju teha ja mul oli aasta hiljem ju alles, kui ma hakkasime sellega toimetama, sain aru, et kuule, vaatasin spordiprotokolle, et on võimalik laadimisele minna. Siis mõtlesin, miks tavainimene või laadi minna, saab täpselt samamoodi. Ja siis, kui ma läksin suurte koguste peale, 1 gramm, 1,5 grammi, 2 grammi päevas. Siis tekkis siuke, ma ei oska, joovastus või siuke mega teotahe asju ära teha. Mul ema on 84, ta ütles täpselt seda sama asja. Tuttavad, sõbrad, kõik kliendid, kes jõuavad nagu suurte kogusteni. Ja mingi aeg hiljem ma avastasin, mul ei ole ärevust. Ma võtsin masinaga kogu aeg seda 2-3 korda nädalas maha. Ja kui lugesin lõpuks ärevusest raamatu nagu läbi, siis ma sain aru, et kui meil magneesiumit kehas ei ole, mis kesknärvisüsteemi maha rahustaks, siis ei tööta. Täna pannes seda ärevuse loengut kokku toitumisterapeudiga, õnnehormoonid, neurotransmitterid, me hakka väga keeruliseks minema, kõik on otseselt ja kaudselt seotud magneesiumiga. Sa ei saa õnnehormooni toota soolestikus, kui sul ei ole magneesiumi.
noh, nii lihtne see nii-öelda ongi. Ja mis me näeme täna ju, krooniline väsimus, jõuetus, apaatsus, see on ju tegelikult, see on epideemiline, samamoodi täna öeldakse, et ärevus, noh, ja ei olegi lahendust ja me täna räägime ka sellest ärevusest natukene, et kuidas see nii-öelda, mis seal need tegurid taga on nii edasi. Aga ma ütlengi, et 3. kuul ma tundsin, ma ei tea kohvi enam, täna ma joon, aga mitte niimoodi, et kannud ei viisi nagu enne, et saada lihtsalt voodist nii-öelda ülesse. Nii et ma arvan, et see, ja lugedes täna näiteks noorte emade tagasidet, kuidas nad seda Riimägi talla alla beebidele määrivad ja siis lõpuks saavad magada, et laps tõuseb kordades vähem üles või magab ainult tõuseb üles, et süüa saada. Et see on nagu, oleks siuksed lahendused vanasti olnud, sest esimese lapsega aasta 7 kuud täiesti magamata. Et ikkagi jah, ja siis oledki vaata seal, ei jõua midagi teha, pean, käib ringi, mitte midagi ei suuda teha ja siis ongi, lähed kuhu, magusa ja kohvi kallalega, sest mujalt on ju vaja kiiresti kuskilt energiat saada. Aga teistpidi jälle kohvi viib räigelt magneesiumi välja, nii et siuke surnud ring. Ma arvan, kui kuulaja meid hetkel kuulab ja need, kes vaatavad ja kuulavad sind võib-olla mõtlevad, et aga okei, sa tegelikult alguses ütlesid ka, et ise ka ei uskunud seda, et on olemas mingisugune üks toode või üks vorm magneesiumi, mis töötab kõikides teistes kõige paremini. Ja mõne mõttes täna sa oled tulnud nagu juba tegelikult tõestanud ja tegelikult tulnud ka näitama ja rääkima ja saatesse ka seda, kuidas see tegelikult peab paika, et sellel ühel, ütleme, mineraalil on nagu nii suur ülekaal kõikidest sellisest toidulisanditest ja vitamiinidest aga seal tekib ikkagi see paratamata küsimus, et kui ma täna käin ennast, ma ei tea, Synlabis testimas, või kasutan kodus, ma ei tea, mis need meetodid peaks kellegi kodus olema, aga kindlasti inimesed mingil viisi ennast kuidagi suudavad sa vaadatakse, kas sul on, ma ei tea, silmad kotis või on sul sa mingi, ma ei tea, teinekord küüntel tekib mingi valged täpid, et kuidas nagu aru saada sellest, et okei, et mu kehas päriselt on nüüd tegelikult puudus olemas või mul on päriselt vaja seda, sest ma võin elada oma elu nagu elan ja ütlen, et aga mul ei ole vaja seda, mul on kõik väga hästi. Toimub suurepäraselt ju, magan ja söön ja situn ja. See on jumala hea küsimus, sest et kui me vaatame täna statistikat, siis kui me võtame nagu reaalse statistika, kas siin WHO-st või Eesti puhul ka, siis öeldakse, et 50-60% inimestest on magneesiumi puuduses. Aga kui me vaatame täna seda, et usaldusväärset magneesiumi testi tegelikult ei olegi, et kui me räägime sellest seerumi testist, mis on 2-3 eurot, siis see võtab ainult verest, aga veres on magneesium ainult 1%, ehk siis ta kompenseerib ja veri alati kompenseerib, kui tal jääb kuskilt puudu, ta lihtsalt võtab selle kuskilt. Ja enamus magneesiumi, kehal on ju 25-28 grammi magneesiumi, suudab keha salvestada ja seal 60-70% on luudesammastes, kui sa oled tugevas magneesiumi puudus, me hakkame aru saama, kus sambadad ja osteoporoos tuleb, siis seal on, järgmine on lihased ja kõige suurem lihas on süda. Nüüd hakkame saama, kus need südamenöörde probleemid hakkavad tekkima ja veres on ainult 1%, nii et seerumi test, kui näitab, et see on juba paigast ära, siis on ikka väga tõsised nii-öelda terviseprobleemid. Ja järgmine siuke kallim, kohe siuke 100 eurone test on RBC magneesiumi test. Ehk siis kui see seerumi test võttis verest, siis RBC võtab vere liblest. Me tegime üle 50 testi. Ja me nägime esimese 10 testiga, kui täpselt näitab. Ja siis hakkas järjest tulema inimene, kellel oli 68 magneesiumi puuduse sümptomist 17. RBC näitas ideaalne. Ja nüüd ma saangi aru, mida ka doktor Caroline Dean on kogu öelnud, et head testi ei ole olemas. See RBC test annab mingisuguse aimuse, aga peale 50 testi me lihtsalt lõpetasime ära, sest me olime üle 5000 euro sinna pannud ja me nägime, et enamus teste näitab lihtsalt aiateibeid. Et see, kellel oli kõik nagu nii-öelda korras, ühtegi sümptomit ei olnud, selle näitasid täiesti paigast ära ja vastupidi. Nii et mina ei saa täna seda RBC magneesiumi testiga usaldada. Ja on tegelikult olemas ioniseeritud magneesiumi test, mis siis tegelikult näitab ära, palju on sul seda vaba magneesiumi kehas, mida keha saab siis kasutada, kui tal reaalselt seda vaja on. Ma ei tea, stressiseisund tuleb, lööd, ma ei tea, varb ära, ma ei tea, mis iganes, mingi negatiivne uudis tuleb, stressiseisus kohe keha hakkab tohutult magneesiumi kasutada. Aga probleem on selles, et need on ainult väga spetsiifilised kõrgtehnoloogilised meditsiinilaborid, kus seda saab teha.
tavainimene sinna ei jõuagi. Nii et me täna see aasta tahaks küsida ka Synlabilt, kas nende kaudu on võimalik üldse niisugust testi tellida. Ja kui me vaatame täna maailma statistikat magneesiumi puudusest, siis see info pärineb ju seerumi testi pealt. Aga kui meil oleks nüüd ülitäpne test, siis ma arvan, et me räägime siin 90-99%. Sest me täna lihtsalt toidust enam ei saa peale. Nii see kahjuks lihtsalt on. See on hästi huvitav, et just see testi pool ja mõne mõttes nagu, tegelikult ongi see, tekib nagu siis see koht lihtsalt, kus ma vaatan ja mõtlen, et kuidas see saab nagu nii hull olla, et me oleme jõudnud niisugusesse kohta, kus et jälle ma ütlen nagu mõne mõttes nagu pool sulle nagu vastu, et väidetavalt on, mitte ma seda ei usuks, aga just, et väidetavalt on see nii hull, et me oleme jõudnud ühiskonda, ja olukorda, kus tegelikult enamik inimestel on tohutu puudus. Ja kõik see jutt, mis sa räägib praegu ka selle kohta, et apaatsus ja depressioon, inimesed on väsinud ja kuidagi elujõuetud ja ma ise tunnen ka, ma olen nagu viimased 1,5 aastat nagu oluliselt elujõuetum, madalama energiaga võib-olla või kuidagi nagu selline apaatsem kui varasemalt on olnud. Ja ega ma üldse ei imesta samamoodi, kui seal tegelikult tasemed on täiesti madalad. Olematud võib-olla isegi on. Et mul sai see mingi otsa, ma ei mäleta, viimalt tarbisin seda, ja tarbisin lõpuks üksinda. Aga reaalselt nagu lihtsalt paneb mõtlema nagu, et miks keegi nagu sellest ei räägi sellise viisil. Nagu see ongi huvitav, sest et doktor Caroline on seda ioniseeritud magneesiumi testi tegelikult juba üle 10 aasta ajanud, et miks see ei lähe massidesse, sest et näiteks kaltsiumi, kaaliumi, naatriumi, kloriidi ioniseeritud testi tehakse massiliselt, igapäevaselt. Et miks siis ei tehta seda magneesiumi? Aga siin võib ka olla tegelikult üks asi, mida ma olen kogu aeg mõelnud ja see ongi suur küsimus, et täna me jõuamegi see kogu tõde tegelikult magneesiumi toidulisanditest, siis mida me näeme, et need numbrid on, kui sa võtad tavalist magneesiumi toidulisandit, mis peab soolestikku läbima, siis me täna käime need asjad läbi ja siis kui ma seda loengut kokku panin, siis meil on kogu aeg küsitud, tooge võrdlustabeleid. Me ei hakka kellegiga võrdlema, sest et meie toode on kõige parem, kuid kui me vaatame, kuidas tavaline magneesiumi toidulisand palju sealt järgi jääb, mis jõuab rakku, siis ma saangi aru, et tore on tulla testiga turule, mis näitab, kui hull tegelikult olukord on, aga sul ei ole lahendust pakkuda. Ehk siis ainuke asi, mida sa saad pakkuda, intravenoosne magneesium, mis tegelikult tänase seisuga üks kord maksab 100 €, on ju, ja kui me vaatame täna, et laadimise ajal inimesel oleks vaja seal 900 kuni 1,2 grammi magneesiumi päevas, sa ei käi ju 100 € iga päev haiglas, seda keegi lasegi, see on arsti järelevalve all, see ei ole niisama, et sa lähed. Et ikkagi, kes käivad intravenoosne magneesiumi endale, kas neil on väga rasked terviseprobleemid, meil on näiteks üks näide, kus inimene, ta koolitab tegelikult teisi apteekreid ja tal on hästi unikaalne haigus, ta keha ei omasta magneesiumi. Ja see olukord, kus ta tegelikult oli ja siis meil kolleeg soovitas talle, kuna tal enda sugulane, siis 2 kuuga jõuda sinna kohta, kus sul elu, see kvaliteet on 0 kuni 10 -1 ja siis jõuda 9 peale tagasi, sest et Riimägi ei vaja soolestikku. Ehk siis Riimäeg tegelikult võrdubki intravenoosne magneesium, aga sa ei pea haiglasse minema, sa saad seda kodus teha. Ja kui intravenoosne magneesiumi 1 gramm maksab umbes 50 €, see oleneb, kuidas nad määravad seda, aga keskmiselt on 1 kuni 2 grammi on selle lahusega tuleb ja ütleme siis 100 € on siis ütleme 2 grammi, ma tean, et on ka mõnosadel 7 grammi lastud nii edasi, ma ei tea, mis need maksavad, aga kui sa vaatad selle järgi, siis intravenoosne magneesium 1 gramm, mida oleks vaja umbes laadimisel, keha laadimisel, et varud täita, see teeb 50 €. Iga päev 50 € välja käia, haiglasse sõita, see lihtsalt ei ole reaalne. Ma teen sulle kuulaja ja vaataja ka meelduletuse, et tegelikult oleme loonud sulle ka selle spetsiaalse koodi ja lingi, millega tegelikult, kui sul on huvi, tooted, millest Ivar tegelikult praegu siin räägib, osaliselt on siin praegu sinu arvuti taga peidus, aga teine kaamera õnneks näeb. Et kui sa neid tooteid tunned siin Ivarit kuulates ja meie vestlus kuulates, et tahaksid proovida või sa oled varem neid tooteid ka proovinud ja oled võib-olla hoopis väga suur fänn, siis me oleme loonud sulle lingi, millega saad siis need tooted 8% soodsamalt endale soetada. Need lingid on ilusti saate kirjeldus kõik olemas. Veendu, et sa vajutad lingile, sest vastasel juhul see lihtsalt ei aktiveeru.